siin. Täna räägime nii vihastest televaatajatest, räägime ka väikestest poistest, kes lähevad vahepeal närvi, mõni ei lähe, mõni on lihtsalt ülemeelik ja kuulame ka ühe väikse räpploo. Võrrelda Kanal 2, ETV-d ja TV3, siis minu arvates on TV3 nendest kõige nõrgim. Saage aru, nad isegi lõpetavad saate enne lõppu ära. Murelik televaataja. Okei, olen valmis. Sorry, mul väikse elad. Tere, TV3. Ma olen üks pettunud telekavaataja. Ma vaatasin just Hullumeelseid perekondi. Ja panin tähele, et TV3 ei näidanud lõpuni saadet. Muidu probleem on tõesti suur, aga vahepeal ei saa mitte midagi aru. Pool tundi või nii jäi vähemalt näitamata. Ja ma ei tea, kas kui ta kordab seda saadet ja kas ta kordab, kas ta näitab seda saadet tervenisti, või näitab seda sinna maani, kus ta pooleli jäi. Ma ei tea. Ja teine asi, mida ma küsin, on see, kas osa, mis pooleli jäi, kas ta saab näha TV3-st, TV3 Playst ja pärast TV3 Play lähegab mul. Ja kas see jätkub, kõige tähtsam, kas see osa jätkub järgmine reede, kus ta pooleli jäi? Nagu, ma ei saa aru. Ma ka ei tea ja ma ei saa midagi aru ka, kui sa nii räägid. Järgmine reede, kus ta pooleli jäi? Nüüd vaatame, mida teevad noored poisid suvel ilusa ilmaga. Mis toimub? Lõpuks kohvi. Pane enda taskusse. Võta ta kätest kinni. Peame ta ära viima. Kas te panite tähele seda poissi, keda algusest saati näitas? Nägite, mis ta tegi seal poole video peal? Ja mulle tuli üks isik tuttav ette. Ma arvan, et see tüüp on tema isa ka. Ma poleks siial arvanud, et Minecraft on nii tore mäng. Ma ei ole seda kunagi mänginud. Aga äkki peaks, sest see poiss andis mulle kindlasti motivatsiooni, et seda mängu tõmmata. Mõlemast. Korrali sita pea! Korral! Mida sa valid? Ära filmi! Ratsutamine on ka tore spordiala. Ma arvan, et sellele tüübile see meeldib ikka kohe kindlasti. Sa vaata, kuidas tolmab tee, kui kappab minu hobune. Ta kasvult päris tilluke, kuid kappab nagu segane. Ja lõpetame jälle muusikalooga, väikse kerge räpiga ja siit ta tuleb. Meil kõigil on need sõbrad, keda nimetame nii ainult seetõttu, et nad on meil kuskil Larfi bukletis sellise nime all. Ise oleme neid vaevalt üks kord elus näinud, kui sedagi. Aga noh, tänapäeval see ei koti kedagi ja keegi ei küsi sult, miks sa teda follow'id, sa ju ei tunne tedagi. Jaa.
olen futuristlik inimene, 20 korda päevas scrollin like'i meeles peal, silm on öpes sinine, sest ma tean, mis mulle hea. Sa vaatad seda pilti mingist suvalisest tüdrukust, pannud peale selle filtri, kõik on valge, udune ja must, aga 24/7 pildi all on kommentid. Kui ilus musi, kurat, ma ju vaevalt näengi siin. Minu newsfeedi umbistad sa oma muredega, mine õue, kui sa tahad avalikult breiki teha. Mis on minu häda, kui sul on jälle masehoog, räägi psühhiaatriga, ta sulle abi kindlalt toob. Mis neil viga? Mis neil viga? Mis teil viga on? Tänapäeva noortel on vist mingi puue, see maailm rikkunud ära on põlvkonna uue. Kui 12-aastased süstivad narkotsi ja jolo ütlevad, kui miski keeranud on putsi. Püksi poole põlve peale tõmmatult on nendel sväg, ma loodan, et sa saad kopsupõletiku väike fääg. Vabaduse samast hävistavad tuksi vennad ja liiga paljud tüübid sollis lolliks teevad ennast. Nüüd ma küsin, on see normaalne, kui bussis istud sa ja kõrvalistvel väiksed pikad vaidlevad, et kellelt järgmist siidrilonksu nuruda. No see lugu oli kindlasti mitu korda parem kui see eelmises osas näidatud mõttetu lugu. 3. naljavabrik oli selline. Loodame, et 3 ei jää ka 4. Kuule ikka midagi ei saanud aru.